Tuletan veel meelde ühe salmi tänasest epistli tekstist, Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist, kus apostel ütleb, sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Armsad sõbrad, täna on uue aasta esimene pühapäev, aga kirikuaasta on alanud juba esimese advendipühapäevaga. Ja kirikuaasta oma erinevate perioodide, pühade ja pühapäevadega on oma ülesehituse poolest lõpmata rikas ja paljutähenduslik. See ei ole lihtsalt teatud struktuur või süsteem olulistest usuasjadest rääkimiseks, vaid ka see, mil kombel need erinevad osad on järjestatud või kokku liidetud, on väga kõnekas. Jõuludele järgneb 2 pühapäeva. See natukene sõltub ka aastast. Mõnikord, kui nendele pühapäevadele langeb 1., 2. või 3. jõulupüha, siis nad oma teemadega söövad nii-öelda need pühapäevad välja. Aga mõnel aastal on jõuludele järgnemas 2 pühapäeva. Esimese jõuluaja pühapäeva teema on püha perekond, kus me meenutame Joosepi ja Maaria perekonda Naatsaretis, kus Jeesus sündis ja kasvas. Ja mõtleme ka sellele, milline roll on perekondlikel suhetel ja sidemetel meie enda elus ja usus. Ja tänase ehk siis 2. jõuluaja pühapäeva teema on Issanda templis. Ja selle pühapäeva vanakiriklik evangeeliumi tekst kõneleb 12-aastasest Jeesusest templis ja kutsub meid siis mõtlema pühakoja ja koguduse rollile Jeesuse ja tema jüngrite elus, aga ka meie kõigi elus. Ja need 2, perekond ja kogudus, kodu ja kirik, on kristlase jaoks väga lähedalt seotud. Kõigepealt kogudus ja perekond on see esimene sfäär või suhete ring, kus me oleme kutsutud oma usku, oma tõekspidamisi, oma väärtusi edasi andma, praktiseerima ja rakendama. Kui me kodus oma perekonna keskel ei palveta ja ei räägi Jumalast, siis ei tee me seda tõenäoliselt ka kusagil mujal. Kui me kodus oma lähedaste keskel ei suuda olla tähelepanelikud ja hoolivad, teenivad ja toetavad, andeks anda ja halastada, peegeldada oma pereliikmetele Kristuse isetut ja tingimusteta armastust, siis tõenäoliselt ei suuda me seda ka kusagil mujal. Ja me võiksime siis öelda, et perekond ja kodu on meile esmaseks kristluse nii-öelda praktika baasiks, kus me näeme väga selgesti nii oma edenemist kui ka oma äpardumist Kristuse järgimisel. Sest kodus ei ole võimalik kanda maski, vähemasti pikemat aega ei ole see võimalik teeselda lahket, kena ja hoolivat inimest, vaid koduses ringis me oleme ikkagi need, kes me oleme suurel määral. Ja teiselt poolt
kogudus on või vähemasti peaks olema meie jaoks perekond ka selle sõna päris otseses mõttes. Püha Paulus meie tänases epistli tekstis kirjas roomlastele toob meie ette pildi kogudusest kui ihust, kus on erinevad liikmed, on jalad ja käed, silmad ja kõrvad. See pilt, mis antiikajal inimühiskonna toimimise kohta oli üsna tuntud, stoa filosoofid kasutasid seda näiteks, võib võib-olla meie jaoks olla pisut võõras või pisut ülepakutud või pateetiline. Aga võib-olla ongi meile siis mõistetavam, kui me kõneleme kogudusest kui perekonnast, sest Paulus tahab selle pildiga ihust ja liikmetest öelda täpselt sedasama, mida me mõtleme siis, kui me kõneleme kogudusest kui perekonnast. Mõned meist mäletavad, et Anu Raud täpselt nädal tagasi siin kirikus koguduse tänumedalit vastu võttes ütles just sedasama ja kordas seda päev hiljem ka Pereraadiole antud intervjuus, et kogudus on perekond. Ja siin, nagu perekonnas ikka, on olulised mitte lihtsalt tegevused, eesmärgid, missioon, tavad, traditsioonid, rituaalid, vaid ka suhted inimeste vahel. Kogudus ei ole ennekõike institutsioon, kuhu lihtsalt kuulutakse, nii nagu võib kuuluda mõnda erakonda või seltsingusse, et sa oled sinna kunagi astunud ja su nimi on ka kirjas. Kogudus ei ole ka tavanditeenuse pakkuja, mida läheb vaja siis, kui on perekonnas kurbi või rõõmsaid sündmuseid vaja tähistada. Ta ei ole eeskätt mäluasutus, huviringide kogum, kus mõnedel on tore laulda ja teistel tantsida. Ka sotsiaalse ettevõtluse pakkuja, kus mõni kogudus peab kooli, mõni lasteaeda ja mõni vanadekodu, vaid eeskätt just perekond, mille liikmete vahelisi suhteid iseloomustatakse sellise kirikliku termini või sõnaga nagu osadus. Ja see osadus ei ole eeskätt lihtsalt selline mõnus tunne südames, et rõõm on kedagi jälle näha või kellegagi juttu ajada, vaid see on, nagu sõna etümoloogiaga ütleb, osa saamine ja osa jagamine üksteisest. Osa saamine üksteise elust, rõõmudest ja muredest, usust ja lootusest, kahtlustest ja kannatustest. Ja see on kogemus, et kuulutakse kokku, et moodustatakse üks tervik, üks ihu, üks organism temas, kes meid kokku liidab ja ühte liidab, Kristuses. Nii nagu ütleb Paulus teisal kirjas Efeslastele 2. peatükis, järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Muidugi seda pilti kogudusest kui perekonnast ei tohiks võtta idealiseerituna või idealiseerivana. Et see on vaid üks suur armastus, lähedus, osadus, ei midagi ebameeldivat, mingeid kohustusi, mingeid probleeme. Nii see muidugi ei ole, sest just perekond on see koht, kus mitte ei teeselda,
armastust ja hoolimist, vaid elatakse päris elu. Ja nagu perekond, nii on ka kogudus koht, kus me õpime kandma vastutust üksteise eest, vastutust oma perekonna eest, vastutust oma koguduse eest. Kus me ei saa öelda, et kui mingi ühine eesmärk on vaja saavutada, midagi on vaja ette võtta või kusagil on probleem, siis on need teised, kes peaksid selle ära lahendama. Vastutuse kandmist me õpime siin elus väga sageli, alustades just väikestest asjadest. Nii nagu kodus vastutus algab väikestest asjadest, kuidas võtta enda kanda mingi osa majapidamistöödest, koristada või käia poes, on see samamoodi ka koguduses, kus võib õppida vastutust kandma näiteks pühapäevase piibli lugemise, korjanduse kogumise või kohvilaua katmise eest, õppides seda tegema rõõmuga ja hästi, ilma et keegi peaks mind 10 korda paluma või mul järel käima, sest see on minu jaoks üks võimalus teha midagi väikest, teenida, aga teha seda Jumalale endale ja tema perekonnale, teha seda nii hästi, kui ma suudan, õppides selle kaudu kandma vastutust Jumala kuningriigis. Ja õppida selle kaudu, kuidas olla pühad, sest nii nagu preester ja teoloog Vello Salo kunagi ütles, ei ole pühakud mitte need inimesed, kes teevad erakordseid asju, vaid need, kes teevad tavalisi asju erakordselt hästi. Nõnda palju siis koguduse ja perekonna, kodu ja kiriku seostest sellel pühapäeval, mille teema on Issanda templis. Kui me nüüd tuleme veel aga tänaste piibli lugemiste juurde, siis need kõnelevad tegelikult Issanda templist üksnes vihjamisi, pigem tausta või konteksti kirjelduses. Ja küllap seegi on meie jaoks oluline, et kirik, pühakoda, hoone, kogudus, institutsioonid, programmid ei ole asi iseeneses, vaid oluline on ikkagi see, mis siin juhtuda võib inimese ja Jumala vahel. Me kuulsime, kuidas poisike Saamuel magab Issanda templis ja seal hüüab Jumal teda nimepidi. Saamuel ei tunne seda häält ja ka tema kasuisa preester Eeli taipab alles 3. korral, et see on Issand, kes on poissi hüüdnud. Ja siis ta ütleb talle, nüüd, kui veel peaks sind hüütama, siis vasta, räägi, Issand, sinu sulane kuuleb. Pühapäeva evangeelium kõneles meile talvistest Jeruusalemma templi uuendamise pühadest, kui Jeesus oli seal ja Salomoni sammaskäigus kõneldes pidi vastama juutide küsimusele, kes talle ütlesid, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel, kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. Tema aga ütleb neile, et kõik see, mida ta on seni öelnud ja teinud, ongi vastus. See annabki tunnistust tema olemusest Jumala pojana. Kuid paraku ei ole see mõistetav väljaspool olijaile, vaid tema häält kuulevad ja temasse usuvad vaid need, kes on tema lammaste hulgast, kes kuuluvad tema perekonda või tema kogudusse. Igal juhul on oluline, et nii Saamuelile kui juutidele antakse just pühakojas edasi mingi oluline sõnum, mingi oluline tõdemus või taipamine, isegi siis, kui see vähemasti esialgu ja korraga kohale ei jõua, lõpuni mõistetamatuks jääb ja saladuslikkusesse on rüütatud. Viimaks Püha Paulus meie jutluse aluseks olevas lõigus oma kirjast roomlastele annab üheselt mõista, et Jumala tempel
ei ole ennekõike mitte sakraalhoone, kirik, pühakoda, valvemaja, vaid see on Kristuse kogudus. Pühade osadus, kes üksteisest sõltudes, üksteist teenides ja üksteist täiendades annavad end Jumalale meelepäraseks ohvriks ning kelle meeleorientatsioon on muutunud selliseks, et kogu nende igapäevane elu on liturgia või jumalateenistus. Armsad sõbrad, uus aasta on alanud ja jõulupühad on selleks korraks läbi. Ja paljude inimeste jaoks tähendab see ka võimalust kirik ja kristlus koos jõulukaunistustega tagasi kappi või riiulisse panna, et nad ootaksid seal järgmist advendiaega või järgmisi jõulusid. Ja tõepoolest võib mõelda ja tunda, et me olemegi vajaliku doosi usku, religioossust, pühadust, kristlust kätte saanud ja sellest aitabki nüüd mõneks ajaks, nii umbes võib-olla aastaringi. Nii see on, et jumalateenistustel osalejate arv väheneb peale jõulupühi pea kõigis kogudustes silmnähtavalt. On aga teine võimalus ja minu meelest hulka parem võimalus, et just nüüd, kui jõulukaunistused kappi tagasi paneme ja kuused välja viime, just nüüd, kui see, mis paljus on meeleolule ja tunnetele ja sellele välisele rajatud, saab läbi, võime me vastu võtta kindla otsuse käia oma argipäevas koos Jeesusega, koos jõululapsega, koos õnnistegijaga, kes ei ole tulnud 1 õhtuks või 2 nädalaks meile külla, vaid on tulnud selleks, et jääda. Ja kui me tahame käia koos temaga ja mõtleme sellele, et Jeesusel oli harjumus minna hingamispäeval sünagoogi, koguduse keskele, või paljud tema kõned evangeeliumide viimastes peatükkides oma jüngritele on peetud templis, neile, kes sinna olid tulnud, siis võiks ja peaks ka meie viis ja tava olema tulla issanda kotta, teenida teda rõõmuga. Tulla oma koguduse, oma vaimuliku perekonna keskele igal võimalikul juhul. Tulla sinna, kus tema ise on oma tõotust mööda ligi oma sõnas ja sakramendis. Ärgu heidutagu meid see, kui me kõike, mis pühakojas meile antakse või öeldakse, kohe lõpuni ei taipa. Kui mõni osa vihikust või liturgiast läheb sassi või mõne jutluse mõttekäigu ajal meie oma mõte uitama läheb. Kui kõik ei muutu meie ümber välgu kiirusel, kui meiegagi on nii, nagu see oli väikese Saamueliga, kes ei saanudki kohe aru, kes teda siis hüüab, või Jeruusalemmas templi uuendamise pühal juutidega, kes nõudsid ühelt poolt Jeesuselt selgeid vastuseid, saamata aru, et tema ise ongi see vastus. Siin ei ole midagi veel vaja ega võimalik selgemalt öelda. Aga kui me oleme kirikus Jumala perekonna keskel, siis teeb tema püha vaim meis oma tööd. Meid valgustades ja juhatades, tervendades ja pühitsedes, lepitades ja ühendades, uuendades ja läkitades. Kui Jeesus oli sünagoogis või templis oma maise elupäevil, kui palju enam on ta üles tõusnuna ja igavesti elava issandana, keda ei piira aeg ega ruum, kui palju enam on ta täna oma tõotust mööda omade keskel täna. Kus 2 või 3 on minu nimel koos, ütleb issand, seal olen mina nende keskel. Ja nii nagu väike Saamuel, kuuleme ka meie tema häält, tema kutset
tema ligiolu, tema valgust, tema väge, tema õnnistust. Me ei kuule ega taju seda aga kogemata kombel või juhtumisi, vaid täiesti teadlikult, sest selleks me ju olemegi Issanda templisse kokku tulnud. Et meid täidab ja ühendab igatsus teda kuulda ja näha, temast osa saada, temalt õnnistust ja juhatust vastu võtta. Et me tunneme ja teame, et meie elukogemus ütleb, et kui me omaenda jõust ja tarkusest pingutame ja rapsime ja püüame, siis me võime pingutada ja rapsida ja püüda. Aga meis ei ole seda suunda ega sihti ega väge. Ainult temaga koos ja teda usaldades on meil kindlustunne, et me ei eksi oma eluteel, et me ei pane märgist mööda, et me käime teed, mis on tõepoolest tee igavesse ellu. Ja seda juhatust, seda sõna me ei vaja ega igatse mitte üks kord elus või üks kord aastas, vaid ikka ja jälle nädalast nädalasse ja päevast päeva. Ja sellepärast on see, mida Eeli väikesele poisile Saamuelile õpetab, võib-olla kõige suurem elutarkus ja vaimulik tarkus. Et me oskaksime kõigi oma tegemiste, kõigi oma mõtete, kõigi oma küsimuste, kahtluste, soovide, kõige keskel vaikseks jääda, üle Issanda koja läve astudes ja öelda, räägi, Issand, sest su sulane kuuleb. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik ikka ja igavesti.